see maja on nüüd tõesti 20 aastat vana ja algselt oligi ta planeeritud nii, et me teeme ta võimalikult lakoonilises mõttes ühest küljest ja jätta oma aega ootama. Et loodus teeb oma töö temaga, et betoon on teada niisugune materjal, mis nii nagu kõik muud materjalid ajas ikkagi muutub. Mõni materjal rohkem, mõni vähem, aga siin oli ta teada, et siin on kõrghaljastus, siin on palju puid ja et ta kuidagi läheks selle rooduse hüppe varem või hiljem. Nüüd 20 aastat hiljem ma vaatan, et tõesti see kõik on sündinud, mida me tol ajal ette kujutasime. Et siin meelega ei ole mindud samblakallale ega üldsegi kuskilt midagi värskendatud pärast seda aega. Et on kõik seda rooste karva raudsulfaadiga töödeldud väljaspoolt, et oleks natuke nende mändidega siin, eriti ülemise puukoorte tooniga sarnane, sulanduks võimalikult palju siia keskkonda, et mitte väga silma torgata. Maja vorm tulenes niisugusest tellija ja meie kui arhitektitiimi koostööst, kuigi initsiatiiv tuli tellija poolt ja tal oli väga lennukad ideed ja ta natuke meenutas sellist filmisüžeed või midagi sellist või õigemini tundus, et on ülesanne luua muusika mingile filmile, et tellijal oli väga kindel idee, aga see kõik oli ainult teksti kujul, kirja kujul ja niimoodi, et tead ühtegi visuaali ega mitte midagi. Ja siis tuli hakata nuputama, kuidas siis see mõttelend või mõttekäik nii-öelda, tema mõttekäik kuidagi vormi valada, sõna otseses mõttes valada. Ja see ümarvorm oli muidugi A ja O, sealt see hakkas pihta, torujas vorm, mis iganes, kui palju üksteise peal, üksteise kõrval. See maja on täiesti koha peal nii-öelda betooni valatud, sõna otseses mõttes, siin ei ole ühtegi tehase detaili ega sellist asja, puhas käsitöös. Siin tuli hoolikalt mõelda 10 korda ja siis 1 kord ära teha. Nii et ta niimoodi katse-eksituse meetodil natukene siit-sealt sai proovitud asju. Siin tekkisid ka igasugused muud ümarvormid, mida sai proovida, kas või seesama laud, kus me siin istume, eks ju. Et töö käigus hakkas tekkima ideid, et mida kõike saaks teha, sest et siin on detailini läbi mõeldud, et meie ülesanne oli ju see, et kõik on nagu ühes võtmes. See maja sai tegelikult alguse ikkagi niimoodi, et täiesti seespoolt välja mõelduna. Kõigepealt hakkas pihta siseruumi idee, et mis seal sees toimub, kuidas ta välja näeb, kuidas ta liigendatud on, mis vaated tulevad, kus on ilmakaared. Ja alles siis hakkasime vaatama, mis selle ümber hakkab kooruma. Ja nii, et ta peegeldab tegelikult siseruumi rohkem kui võib-olla mõni teine maja tavaliselt. Ja ta on just siit seespoolt, hoovi poolt hästi avatud. Täna poolt on ta väga suletud, peagi saab aru, millega tegemist on. Ja ta natuke peegeldab võib-olla ka tellija enda niisugust introvertset maailma. Nii, ja nüüd me oleme siis selles pikas galeriis, mis on samamoodi betooniga kõik seest viimistletud, seesama materjal, mis on väljas, on ka sees igal pool praktiliselt. Ja see ühendab siis 2 hoone mahtu, seda peamahtu, mis jääb sinna ja taha väga privaatne tsoon. Ja selle galerii üks põhjuseid oli ka see, et tellijal on väga suur kiindumus kõik, mis on 60-ndad, 70-ndad, disain, mööbel, kunst, raamatud ja see kõik on siin ilusti eksponeeritud, selleks ta nagu mõeldud ka osaliselt oli, peaaegu nagu kunstigalerii. Ja siit siis avaneb see vaade õue. Korraga on näha mõlemat hoone mahtu, jõuab otsa pidi kööki ja siit edasi juba sinna pearuumi ehk siis elutuppa, mis on meelega viidud pea meetri jagu maapinnast allapoole, nii et ükskõik, kus siin olles istudes on silmapiir tegelikult maapinnaga peaaegu, et sama kõrgel. Ja suureks dominandiks on siin loomulikult see trepp. Ka see on selline erilahendus, käsitsi läbi mõeldud, meelega viidud selliseks kõverateks
torueteks vormideks ja juurde, mis natukene balansseerib seda muidu ranget toruvormi. Ja selle trepimahu sees on siis ilusti ära paigutatud WC-d nii all kui üleval. Ja keskne on ka kabina teema siin ja köök avaneb siis siit otse siia ja siit omakorda näeme siis seda privaatset pisikest hoone mahtu, mis sinna taha jääb, kus on niisugune kabinet, ateljee, mis iganes. Seal saab rahus olla. Ja suureks abiks siin oli loomulikult ka arhitekt Lauri Laisar, kellega ma seda koos tegin. Ja tema siis eelkõige tegeles selle sisekujunduste detailidega, alates siin köögikappidest kuni kas või seesama laud. See on betoonist valatud ja ta on ühes tükis. Me veel saime mitu korda üle räägitud tellijaga, et kas ta ikka on kindel, et kui sa ühe niisuguse laua teed, siis ülejäänud eludasul ühe koha peal on köögilaud, et seda enam ei nihuta. Aga nii ta sai. Ja jälgib loomulikult sama vormi nagu ülejäänud hoone nii väljast kui seest. Kõik on kaarjad vormid. Kui hoone on nüüd oma siseruumi lahenduselt äärmiselt avatud, siseseinad praktiliselt puuduvad, mõned üksikud teisel korrusel on, siis siia jõudes on meil see privaatne tsoon, mis on täiesti eraldatud ülejäänud hoone mahust selle galerii kaudu. Ja võt siit avaneb nüüd omakorda siis vaade hoone põhimahule. Eriti on ta mõnus vaadata õhtuvalguses, kui kõik on siin läbi klaasi, kõik paistab valgus. See maja on nüüd päris palju tehtud tunde pealt. Et mis tunne tuleb nagu filmis, et sa kujutad ette seda tunnet, mis filmis oleks. Mitte ratsionaalselt, ta ei ole üldse ratsionaalne maja. Ja mõnes mõttes võib öelda, et ta on natuke fenomenoloogilise lähenemisega. Et eriti nüüd, kui me seda 20 aastat hiljem vaatame, et just see tunne on õhus. Ja mulle see meeldib. See tuli nii, nagu me täpselt ette kujutasime. Selle koha peal maja ei olnud, oli vanalinna jäänud selline tühi auk ja loomulikult seda taheti täita. Ja sooviti teha siis elumaja. Ja meie mõte, kui hakata rääkima, kuidas üldse üks maja sünnib, siis see keskkond on loomulikult kõige tähtsam ja eriti, kui on selline vana keskkond, vanalinnad on eriti tundlikud. Et siis on nagu see küsimus, et kuidas nagu tabada ära selle koha vaimu või olemust. Ja kuidas teha see maja nii, et ta on tuntavalt ikkagi kaasaegne, aga samal ajal, et ta haakuks nende teiste kõrval olevate hoonetega, kogu selle keskkonnaga. Selle maja puhul algusest peale oli see mõte, et me teeme ta betoonist. Ja just nimelt, et kuna siin kõrval on puitmaja, mänguasjade muuseum, teisel pool on krohvmaja, aga see betoon kuidagi nagu seob selle omavahel ära, et tal on see laudis muster ja betooni saab teha ju erinevat värvi. Selle betooni võib-olla minu jaoks kõige suurem võlu ongi see, et kui seda valad, siis ta jääb nii, nagu sa valad, et teda ei saa pärast siluda, teda ei saa pärast enam töödelda. Tänu sellele jääb natuke nagu selline vanaaegne touch juurde, et mingid kohad ei ole nii perfektselt, ei ole nii siledad. Eriti just see laudisraketisega tehtud betoon, et tal on loomulikult sellest laudisest tulenevad mustrid sisse, aga ka sellest valamisest jäävad, et mõne pool jäävad augud nagu natukene sisse, mõne pool natukene betoon jookseb sealt nende laudade vahele. Ja mind see absoluutselt häiri, et minu jaoks see ongi see betooni ehedus või see betooni võlu, et nii nagu sa oled ta sinna valanud, nii ta täpselt sinna jääb, et sa ei saa teda pärast kuidagi klantsida või paremaks teha.
muidugi, mis on eriti tähtis nende vanade keskkondade juures, see on see mastaap, et see maja, tema proportsioonid ja kõrgus ja tema maht, et kuidas ta siis teiste vahele haakub. Ja siis muidugi see rütm, et kui siin tänaval käia, siis see kõrvalakente rütm, et hakkab ja akente proportsioonid ja siis seda nagu kaasaegsemas võtmes suuremana, puhtamana siis sai siis üles toodud sellele majale. Ja edasi lähevad detailid. Kõrvalmajad on luukidega ja sellise koha peal ei ole ka, see luuk ei ole ainult lihtsalt selline ilu pärast. Ta on täiesti funktsionaalne, kuna siin esimesel korrusel on taga hästi väikesed korterid. Nad on mingi paarikümne ruutmeetrised, põhimõtteliselt mõeldud üüripindadena. Ja kui siin on siis suvel läheb väga soojaks, siis inimesed tahavad teha akna lahti näiteks ööseks. Aga kuidas seda teed, kui sul on tänaval inimesed jalutavad mööda praktiliselt? Et siis need luugid on täiesti omal kohal, et need saab kinni tõmmata ja õhk pääseb läbi ja samas on siis kaitstud see ruum. Üks nõue, mis oli detailplaneeringus, oli see, et siin võib olla tänava poolt nähtav 2 korrust, aga ruumiliselt mahub tegelikult 3 korrust ära. Ja siis see viimane korrus ongi ära peidetud. Valgus saab siis katusakentega või teiselt poolt maja, siis, kus see oli lubatud, et on loetav see 3 korrust. Ja nüüd, et need 2 kõrval olevat maja omavahel kokku viia, siis sai siis räästajoon viidud siis viltu, nii et ühest räästast jõuab siis teiseni välja, et seob need omavahel ka ära. Siin oli vana müür veel, mis siis välja siit puhastatud nii palju kui andis ja säilitatud ja need värvikammad ja need omavahel mängivad kokku ja seal värvil on nagu väga suur tähtsus, et isegi võib-olla mingis kontekstis rohkem kui seal materjalil. Et ikkagi seob need majad omavahel ära ja kui siit mööda lähed, siis pruugi tähelegi panna, et sul on täiesti üks maja on nagu täitsa teistest sajanditest. See on nagu vanalinna majadele iseloomulik, et üks see esindusfassaad on siis tänava pool ja hoovi pool võib leida hoopis nagu teistsuguseid nüansse, et ta võibki olla nagu täitsa teistsugune. Ja selle maja puhul oli ka see mõte, et kui ta tänavaruumis peaks siis nagu hästi haakuma selle kõrval olevate majadega ja selle tänavaruumiga, siis siin hoovis, et siin võiks nagu rohkem mõelda nendele elanikele, et siin võiks olla need rõdud, siin võiks olla maani aknad, väikene kasvõi see imepisikene terrassikene, kus siis kohvitassiga tulla. Et see annab sellist, ütleme, elamisele natukene sära juurde, et sul on kesklinnas, vanalinnas on sul selline väike oma hoovikene ja sa oled sellega siis tihedalt seotud, et läbi siis selle terrassi või rõdude. See maja ei ole nagu eriti tähelepanu saanud, et ta ongi niisugune tagasihoidlik maja hästi. Aga suur oli meie üllatus, kui me saime teada, et muinsuskaitse on ta võtnud muinsuskaitse alla. Siin majas ei tohi midagi teha ilma muinsuskaitse nõusolekuta, mis ei tohi ka enam seda ümber teha. Rocca al Mare kooli on tihti nimetatud esimeseks. Oli ta esimene koolimaa, esimene erakool. Ta sai valmis 2000 septembris ja üldse ehitati selle all vähe. Ja kui ehitati, siis ladusid, kauplusi, kaubanduspindu, bürookatisi juba, raha oli vähe ja järsku selline koolimaa. Ühiskondlik hoone ja hoopis mingi teise tähendusega hoone. Et selles mõttes ta äratas palju tähelepanu ja see koht oli juba kihvt, kuidas see leiti, mina ei tea, aga siin toimus arhitektuurivõistlus 99. aasta kevad-talvel ja siis öeldi, et maja peab 2000 septembris valmis olema, nii et projekteerimise ja ehitamise peale jäi natuke üle aasta.
ma arvan, et ei kellelgi, kes seda koolimaja ideed tõukasid, ei olnud päris selge, mis sellest tuleb, eriti mitte ka selles, ma arvan, et selles ruumilises mõttes, sest ma olen pärast tagantjärele kuulnud, et kui see arhitektuurivõistlus lõppes, siis tellijad olid üsna pettunud. Nad ei näinud seda, mida nad ootasid, kas mingid Eatoni või Oxfordi laadis sellist linnakut. Samas jälle meil selline linnak endal nagu meeles mõlkus, et see koht oli väga inspireeriv ja vaimustav. See oli paks padrik tegelikult, kus oli palju suuri puid, aga veel rohkem võsa. Nii et see tuli alles tekitada see koht ja siia sobitada ka see maja. Et ta ei saanud olla üks kast keset seda ja ma arvan, mis tähtis veel, et kõik said aru, et see koolimaja ei tohi olla selline, nagu me oleme neid 40-50 aastat juba ehitanud. Me olime tõesti selle ruumilise koosluse loomisel üsna vabad ja isegi ruumiprogrammi osas. Näiteks siin on üks torn siin maja ees. Keegi sellest tornist ei rääkinud ega küsinud, aga me mõtlesime, et kui maja paneme ühe torni ka, nimetame selle tähetorniks ja me arvasime, et see on esimene asi, millele rist peale vedada, et seda ei olnud ju. Aga see jäi ja nüüd on ta selle maja osa. Ja see koolimaja idee oli see, et ta koosneks väga erinevatest plokkidest. Ja teine idee oli meil see, et eri vanusegrupid oleks jagatud erinevate majade vahel. Ja need majad on mul nüüd selja taga siin ja neid pidi olema üks veel rohkem. Kõige taga kõige nooremad kuni keskele siis vanemateni välja. Ja teine serv on söökla, käsitööklassid, puutööklassid ja ees spordiosa. Nii et nende kahe ploki vahele moodustus kaks siseõu, tagaõu ja eesõu. Eesõu siis, kus saab seda klassipilti teha kevadel ja siin, kus on selline kogunemisõu, sest kõrval on meri, et oleks mingi tuultest varjatud ja selline oma kooliõu siin. Ja kõige keskel on üks tünnikujuline aula. Kõik on selle aulaga väga rahul. Muidugi ta on natuke pisike. Aga see oligi selle ka ülesande osa, et sellist aulat, kuhu kogu kool sisse mahub, pole mõtet kavandada, sest kogu kool on koos ainult 2 korda aastas. Kui kool algab ja kui kool lõpeb. Nii et tegelikult see aula töötab päris hästi. Aga see, kus ma praegu seisan, see ehitati 7 aastat tagasi. Koolilaste vahel oli selline ideekorjevõistlus, mille võitis siis Hans-Hubert Sams, kes pakkus, et teeme siia väliala. Siis me koos nuputsime, panime talle ka toreda nime, Ateena kool. Ja minu meelest see lõpetab kenasti selle siseõue ja annab talle natuke rohkem võimalusi. Siis on kino näitamine ja kogunemised ja väliõppe. Ja koolimaja, kui ta valmis sai, ta sai betooni auhinda, aga ega puitu veel ei kasutatud ehituses nagu praegu nii laialdaselt. Aga mida me pakkusime siin välja, kuna see betooni kvaliteet oli juba 10 kapitalismi aastaga juba nii heaks läinud, me pakkusime välja, et palju asju võiks jätta katmata ja krohvimata, nii et interjööris on päris palju katmata betooni. Ja ma mäletan, et kui ehitus oli veel lõpetamisjärgus, siis paljud lapsevanemad juba käisid siin ja küsiti, et aga kas nii jääbki või kas ei värvitagi või. Ei olnud veel harjutud sellega, praegu see on üsna tavaline kõik. Aga muidu ega ta on suhteliselt tavapärane hoone, ta on betoonpaneelidest paljuski ja väljast on ta kaetud soojustuskrohviga. Ja et ma arvan, et tänapäevased majad on ikkagi palju kirevama sellise võttestikuga, nii et ta on suhteliselt lihtne oma aja toode. Sellise rooduse vastu on ju alati meil kõigil selline teatav respekt ja betoon annab teha sellist maalilist asja. Kui sa selle maja värvid kas valgeks või katad teda mingite ägeda tellisega või
ta ikkagi kipub tulema selline vähem lüüriline või maaliline ja ta tuleb ka suhteliselt selline töntsakas või raske, et need hooned kergeks saada, et ongi nagu enam-vähem väga vähe võimalusi on kas metall või siis, eks ole, betoon. Betooni puhul jääb ju sul see kattekiht peale kandmata, et sa saad sisuliselt tehagi, valada selle õhukese betooni, anda siin sellele konsoolile veel enne mingid vastukalded, et kui sa selle kõik ära valad, võtad sealt rakised alt ära, ta vajub oma õigesse paika ja ongi niisugune pisikene kriips. Kui sul on seda vägevat puutumatut männimetsa siin, et siis selline respekt kindlasti nagu oli, et selle majaga alustada. Ja see vormikäsitlus on üks ja teine on siis kindlasti see betooni võib-olla selline lüürika, et see pinnafaktuur on siin ikkagi erakordselt võluv. Et seda maja valatakse niimoodi korruste kaupa. Selle maja korrus on 3,6 meetrit, sa valad siis nagu ühe tüki korraga ja mis sealt betoonivabrikust tuleb, ega sa täpselt kunagi ei tea. Kord tuleb ta nagu niisugune jahedamat tooni hall, kord tuleb ta veidi soemat tooni, kollakas. Siin on meil üks selline vasessein, mis on siis nende markeerib ära need maja peapääsud ja siin on siis sellised käejäljed. Ehitusmehed jätsid oma igavesest ajast igavesti oma jäljed siia sisse ja ise aitasin ka veidi kaasa. Selle materjali eripära on nüüd ta natukene nagu elavdab seda betooni, mis kipub nagu Eestis ära kaduma, et meil on ju peaaegu kõik majad on justkui nagu natuke betoonist, et on veidi üle värvitud ja jätavad kaugelt nagu sarnase mulje. Aga see on selline betooniga üks väga heas kontrastis asi. Ta aktiveerub meil kevadel soojaga, ajab oma soolad välja ja sügisel peseb vihm ta lihtsalt puhtaks, et läheb niisuguseks rahulikumaks, tumedaks tagasi. Nüüd oleme astunud siia maja pea sissepääsu ette, siin me näeme täpselt seda sama vaske ja ta on kuidagi selline kargem siin ja võib-olla vähem edevam. Et kui teisel pool maja oli ta selline otse vihmade käes ja muutus selliseks natukene aktiivsemaks, siis siin kaetuna on ta selline natuke kargem, et võib-olla selline majja vastuvõtmine peakski olema selline veidi rafineeritum või pehmem või mitte liiga edvistav. Kui väljast tundub, et betoon on selline maja välisarhitektuuri või niisugune kandekonstruktsiooni materjal, et siis kui praegu neid pindu ja väikseid neid detailikesi vaatad, siis ta ikkagi on täiesti lõpuni viimistlenud ära. Et siin ei ole mingit muret sellega, et ta siis interjööri ei sobiks, eks. Peab võib-olla natuke lihtsalt vaeva nägema rohkem kui nüüd sellise ehitusliku betooniga. Et see viimistlusbetoon nõuab rohkem tähelepanu. Sul kusagilt need moodulid, me praegu näeme neid tõmbiauke siin, et see tõmbiaukude ümber on üks selline ruudukujuline moodul ja see moodul on siis igal pool majal, ükskõik millist pinda sa vaatad, on siis täpselt sama mõõduga. Ta on selline ruut, ta jookseb sealt alt üles ja vasakult paremale, et terve maja on siis sellesse nii-öelda Lego sellesse süsteemi siis ära istutatud. See karge betoon sellise männi, oranži ja rohelisega hästi passib kokku küll. Need sellised siseõue vaated muutuvad siin ajas päris palju, et kui on vihma sajab, eks ole, siis see maja muudab ju väljast oma värve, et siin on need erinevad kuubikud erinevatest betoonidest, on selline polümeerne, mis siis märgudes ei muutu tumedaks ja siis osad kuubikud fassaadi peal on sellised, mis siis esimeste vihmapiiskadega joonistavad ennast selliseks diagonaaliks, et nagu maja oleks tapeeditud
et kõik niisugused pikad vahvad jutid jooksevad ja samas kõrvale jäävad sellised erkvalged püsti. Et sellised loodusnähtused. See vaatepilt siin platsi peal, kui ühte betoonmaja valatakse, on päris võimas, et kõigepealt valatakse selline sisekülg ära, siis lisatakse talle väljapoole soojustus ja siis kõige lõpuks käib sinna peale selline ilus, selline nii-öelda nagu pintsak, selline 10 sentimeetri paksune betoonikiht. Kui nüüd mõelda, et meil on siin 3,6 meetrit üks korrus ja korruseid on kokku 3, siis meil on püsti selline nii-öelda paberileht, mille sisse mahub ära siis kandearmatuur ja selle sama 10 sendi sisse veel ka siis selline komposiitarmatuur, mis hoiab selle betooni lihtsalt mahu kahanemise mõttes koos. Ja kui sa nüüd mõtled sellele 3 korrusele 3,6 korda 3, eks, et see on siis selline üks Lego klots võtta ja laduda nüüd siis selline 100 klotsi üksteise peale kokku. Et lastega mängides me oleme kõik neid legosid ladunud ja kusagilt läheb ikkagi nagu keeruliseks, eks. Betooniga pead sanglöörima või võitlema, et ta seal kõik püsti püsiks ja see sama 10 senti oleks siis selline, et see armatuurt sealt välja ei turritaks ja siis seda see meresool ei hakkaks sööma ja selline peenikene töö, aga ta nagu tasub vaeva, et siis jälle tükk aega ei ole vaja midagi teha, kui selle töö lõpuks oled ära teinud.